Täna on topeltteraapia päev. Mina käisin hommikul teraapias. Ohoh, üks juhka lava. Midagi hakkab toimuma siin. Ja nüüd ma lähen trenni. Mõtlesin tulla vahelduseks Rocca al Mare MyFiti. Ma ei ole siin tükk aega käinud. Ma arvan, et ma saan isegi selle soodsama pileti. Ja tahaks teha tugeva tuhara, sest et mul on olnud 2 puhkepäeva. Täna on palju parem olla. Energia on hea, tuju on hea. Vaatame, mis siin sellest trennist tuleb. Kuigi ma arvan, et on hea juba siuke soodumus. Palju lubav. Okei, ma ei olnud sellega kursis, et see on mingi full remont nagu. Ma mõtlesin, et ma tulen proovin seda fotozooni, aga ma ei tea, kas see üldse töötab siin praegu. Ma ei ole isegi näinud seda fotozooni nagu reaalselt. Alati mingi häda. Kõik siit ei saa sinna. Ega siis ei ole midagi, siis tuleb ise booty-zone välja mõeldana. Millegi pärast. Ma arvan, et see minu versioon on nagu efektiivsem kui see. Selja pealt nagu polekski aru saada. Full blokk, aga noh, vaatame tehnikat ka. Raske raibe. Vöökükil RDL. Minu lemmik, nagu te juba teate. Hetkel vähemalt ei hakka seljale. Kuna ma praegu vööd ei kasuta, raskused on suured, siis siin ma tunnen, on kõige turvalisem nagu. Väga head sellist. Ja noh, ega siin ei ole mingi kõige väiksem raskus ka, et give yourself some credit nagu. Suured raskused. Enamus mehigi võib-olla ei tee siuke raskusega. Aga minu keha on harjunud selles mõttes. Ühesõnaga trenni sai tehtud, aga tulingi siia MyFiti selleks, et lihtsalt teha seda booty-zone'i ja pärast minna sauna. Noh, isegi nagu olin valmis maksma selle eest, kõik asjad on. Siin ei ole sauna, siin ei ole isegi duši alla võimalik minna. Siin ei ole booty-zone'i ka nagu.
Ehk siis nagu täiesti mõttetu üritus. Noh, trenn tuli hea selles mõttes, mis seal ikka Hugoga tulime Prismasse, aga Hugo on ise nagu Prisma kärulükkaja. Oi. Oleme Hugoga poes. Vaatan, kas mul see on sees ikka või? Ma olen selle kohe Hugoga poes ja siin ma näitan ühed maiustused, mida ma olen võtnud kvartalisid, mis nagu minu omadele väga-väga meeldivad. Ma ei ole kindel nende mingis kasulikkuses või asjas, aga lihtsalt nad on mõnusa suurusega. Need. See nagu sisu on ka söödav, välisus on ka söödav, et mõnel on vaata siukene hästi nagu kõvast sellest valgest tehtud, aga nendel on nagu väga siuke hea. Et ma annan ühe päevas mingil nagu, kui jäävad üksi või kui tulen pikalt päevalt koju, et see neile nagu väga meeldib. On ju, Hugo, need on su lemmikud. Et see on mul kokku ja mõlemal. Hugo, kas see on hea? Kas teeme kohe ühe või? Ja üldiselt, krõbinaid ma siuksest poest nagu ei osta, aga pehmet toitu nagu ma ei anna neile, sest et nad lihtsalt kusevad nii palju siis, et ma ei jõua seda nagu, jõua selle õuevahet joosta nii palju ja nad lasevad ikka tuppa, siis kui neil on väga häda, nad ei suuda enam. Kuigi ma käin nendega mingi 3 korda miinimum, et pole vaja seda pehmet toitu, seal on nii palju vett, vaata, et nad saavad tegelikult krõbinast kõik kätte ja pole nagu vaja tegelikult. Vot, siuke lugu. Issand jumal, Naharin, nii armas naine oli seal. Oi, minul koer juba seal. Nii armas oli see teenindaja seal. Nii armast, et ikka rääkis enda toodetest hästi ja isse ma ei jõua ära oodata, ma saan proovida neid. Kodus hakkame vaatama nii palju põnevaid häid asju. Kõik näohooldused, BB-kreemid, maitseained, isegi kreemid. Ma astusin sinna poodi sisse, ma tunnen seda lõhnalist, mul nagu mida asja kui hea lõhn. No nii, tahtsin teile näidata midagi väga põnevat, mida ma olen tegelikult oodanud siin nüüd juba paar päeva. Midagi, millest alustada. Nii, Nahrin, tellisin väga palju asju neilt. Ja nüüd ma tahaks teile näidata neid kõik asju. Nii, see on mingisugune ürdi roll-on nagu õli. See peaks olema rahustava toimega. Leevendab pingeid, valusid ning ergutab meeli. No mul on praegu mingi lõhna teema küll ja eriti siuksed nagu värskendavad ürdi lõhnad. Ma armastan, mulle meeldib. Mis see käsi teeb nüüd. Et kuidagi nagu see võtab mul ära sellise iivelduse ja annab kuidagi fookust. Et selline asi, hea lõhn on, mulle meeldib. Saan kotti panna, teinekord on mingi siuke olukord. Lappan peale endale ja korras. Nii, üks asi, mille üle ma olen nagu kõige rohkem elevil, on see BB-kreem. Sellel on Anne ja Stiili see ilulemmik juba mitu aastat. Põhimõtteliselt selle najal nagu võtsin, usaldasin. Ja läheb nahka ilusti. Issand jumal, 50 SPF on peal, BB-kreem igale nahatoonile. Täiesti nagu tõmbab nahka, annab sära, samas ühtlustab nahatooni. Kindlasti homme näitan teile ka, teen mingi selle make-upi, vaata. Nii, mis ma veel ostsin, ma vaatan teile kohe. Jahutava. Järjest. Muideks need näoasjad on soodukas neil praegu ka, minge vaadake sinna lehele. Mingi jahutav kreem nagu liigestele. Et praegu võib-olla suvel nagu mõnus vahepeal määrida jalgadele või
kuskile jalgadele rahustav, jahutav pärast sportimist, stimuleerib vereringet. Nojah, et praegu täpselt mul nagu paras vaata. Nii, võtsin looduslik, neil on muidugi kõik asjad looduslikud. Võtsin looduslik see deodorant. Väga mõnusa lõhnaga. Ma ainult looduslikku kasutangi, mingit jama ma üldse ei taha endale ligi lasta, nagu väga kriitiline olen selles osas. Siin on, ma põletan suht palju küünlaid. Ma võtsin selle lavendli tilgad nagu, see on ka rahustava toimega. Ma armastan lavendli lõhna, ma ostsin endale rõdule ka lavendlit. Ja mulle nagu meeldib see lõhna kuidagi. Et küünla sisse võib-olla paar tropsi panna, et siis nagu annab lõhna vaata. Nii, juulapaldam. Alati vajalik. Praegu on nii kuivad, ma ei tea, mis toimub. Hästi kerge siukse lõhnaga. Väga hea lõhnaga, mõnus. Nii, no võt, need ma olen kõige rohkem Elevil. Jällegi Anne ja Stiili täielik ilulemmik mitu aastat juba. Siin on nagu vananemisvastane, aga mina olen kasutanud suht noorest peale nagu neid ka, et ta ikkagi pinguldab ära, vaata. Siin on seerum, küpsemale nahale, aga selles mõttes vahet ei ole. Uuenduslik seerum, väärtuslik toitainetega, mis imbuvad sügavale naha sisse. Põletiku vastane, kaitsev, niisutav, toniseeriv. Ideaalne kuivemale, küpsemale nahale. Nii. No ja siin on väga palju asju siis. Et ma tahtsin mingit siukest õhtu nagu naha hooldust. Siin on mingi kreemilaadne, kortude vastane päevakreem. Selle ma panen siis hommikul on ja see on silmaümbrus, sest et mul silmaümbrused on alati probleem olnud. Et ma õhtul teen võib-olla oma näohooldusrutiini nendega ära, siis näitan teile. Ma arvan, et need on väga-väga head asjad. Nii, ja siis Nahrinis on maitseained, looduslikud, full mingi bio teema. Et suured nagu potsikud, kanamaitseaine võtsin väga-väga-väga puhta koostisega. Ja võtsin mingi siuksega pitsa ja pasta mix nagu lihtsalt võib-olla mingi kuskile panna on ja. Ja siis need, siuke pregnancy core on siis need imemistabletid, aga need on suhkruvabad. Suhkruvabad need lutsukad. Kui ilus. Ma armastan siukseid asju. Tõmbab mingi iivelse peale. Selle tõmbad sisse. Nii hea. Pastillid. Kurgukommid. Kurguvalu ju keha leevendamiseks. Kurguvalu on kogu aeg siin suvel. Ta on nätsu välja. Et praegu neil lehel on soodustad, värgid, saad sooduskoodi ka essa selle ostuga on ja. Et ma olin üllatunud, kui palju vägevaid tooteid nagu. Tõesti, mingi vaatama. Ma päris palju asju panin korvist ära ka, sest et mõtlesin, et lähen nagu liiale on ju. Aga ma arvan, et need kõik asjad on täiesti väärt seda nagu. Niisugune suur, väga hea mait lõhnaga ka kana see. Nuusutan seda ka. Oi. Väga mõnus. Maitseainet mulle alati meeldivad, ma nii palju seda süüa teen, et ühesõnaga, minge uurima. Nahrin. Niimoodi kirjutatakse. Nahrin. Looduslik. Mingi, mis nad teevad? Norras teevad neid vist. Norra kvaliteet. Ehk siis nagu väga hea. Nii. Mõtlesin, näitan teile ka enda õhtu nüüd rutiini nende uute kreemidega.
aga ma praegu vaatasin, et mul on vaja vatitupsuga teha natukene veel, kuna silmaalused olid veel nagu selle ripsmedušiga. Selle küljest teengi, mul on praegu mingi täitsa suvaline Nivea. Aga ma öelge nagu tervet nägu tegelikult ei tee. Ma proovin, ma vaatan, kas on vaja teha. Üldiselt mitte kunagi ei tee nagu, sest et mul on nii hea see vaht, et mul ei tule siit mitte midagi. Miks ma nagu kuivatan ja krabin seda nahka? Tõmbab selle hea rasu nagu maha võtta. Ma ei taha, et see mul jääb nagu näo peale. Ma tunnen, et see mitselaarvesi ei ole nagu hea asi. Ma ei tea. Kuidagi sisetunne ütleb, et ma ei taha seda oma näkku. Ja nii ongi. Kuiva puhta rätikuga. Ja mõtleme siis. Ma arvan, et ma panen ennem seda silmakreemi. Natuke palju läks. Oi. Natukene palju. Mis ma teen nii palju? Ei ole vaja nii palju. Ma panen siia külge. Homseks. Ta püsib küll siin ju. Ma loodan, et see on ikka nagu ööseks. Ma pean natuke vist lugema selle kohta veel. Ma ei tea tegelikult. Võib vähendada turseid silmadel, pinguldab tahka ning muudab selle elastsemaks. Dermatoloogiliselt testitud tundlikule nahale. Aktiivsed, koostised pruun ja punavetika ekstrakt, jojobiõli, männikoore ekstrakt, riisiterkles, abriol, nadraal, tundub ole hea. Nii, mis see oli? Kurtsudevastane päevakreem. Seda ma panen hommikul. Praegu paneks seda seerumit, ma arvan. Ma ei tea, kas peab segama. Ma tunnen, mu nägu on metsikult kuiv. Minu taktika on ennem see, et patsutan nagu õrnalt hästi kergelt nahale. Ja siis, kui ma hakkan hõõruma, siis ta on juba natuke on lihaseidel. Siis ta on juba natukene sisse imenud. Issand, kui hea, ma tunnen praegu, kuidas mu nahk selle sisse nagu imeb. Väga kehva vorm ei olegi ju. 5 kilo olen juurde võtnud praegu. Mul on 19 nädalat. Normaalne, ma arvan, 10 tuleb veel. See on mu siukene umbne pakkumine, et ma arvan, et ma 15 võtan kokku. Tundub siuke mõistlik. Nii, ja siis huulepaldem. Ega ma rohkem ei panegi, ma arvan, et ma selle päevakreemi panen päevaks. Ja siis panen peale päeval hommikul BB-kreemi. Ja siis ma olen päris hea juba ju. Ma meeldib, et ta on rasune, mul on metsikult kuiv nahk. Eriti praegu. Ja ma praegu rohkem näidata vist ei olegi. Tore. Väga tore. Tegelikult ma tahtsin näomaski teha, aga ma ei viitsi teha. Just iga kord, kui ma seda näomaski teen, siis mul tulevad punnid. Et ma ei tea, kas on mõtet sellega jamada või. Viitsi nende punnidega tegeleda. No vaadake küll seda nahka praegu päris hästi helgib. Mul enne oli ikkagi väga väsinut. Ja siuke näha, et terve päev nagu oldud
aga praegu ta lõi selle nagu glowima täiesti. See huulepalsam on ka nagu. Bikiinid vist ostetakse ära homme. Punased NPC bikiinid. Aga noh, ostab uued, kui on minu aeg jälle särada. Jon, jooksuga. Ossa! Pum, teeb ära mutikest ka. Teeb ära mutikest. Ai, vana mutik ära. Väike vana mutik tuli. Ossa, sa jooksed nii kiiresti. Kiiresti. Jooksuga. Mänguplats paistab juba. Lähme vaatama. Kuul on pinge. Selline plats on seal siis. Vaatame, mis ta endast kujutab. Mis teed seal? Lehvita. Lehvitame. Nii tubli oled. Käisin shoppamas ja siis siin Kristiinas on see Da Vinci. Tahtsin õudselt näha seda fitness menüüd siin. Nii, siin on siis mingi salat, siis on wrap. Siin on pasta. Kana, kapparite, basiiliku ja parmesaniga. Ahjupasta. Okei, nüüd läheb juba raskeks. Mingi pitsa on ka. Kurat, ma vist tahaks seda pitsat. Ma olen kuidagi räme pitsa ise olnud pikalt nüüd. Ma vist proovin seda pitsat. Ma ei taha neid makarone süüa, nagu ma tahaks neid saia. Tahaks jah saia süüa, kurat. No vaatame. Selles pitsas on siis 558 kalorit. Aga mis proteiin siin on nagu? Fink ainult või? No vaatame, mis siit lauda tuleb. Nii tahtsin näidata teile ka. No siuke ta mul siin on. Midagi mega suurt nagu ei ole, aga noh, 500 kalori eest on pitsat küll minu arust. Ta ikkagi on. Ilus näeb välja. Aga ma arvan, et ma kodus pean proteiini veits juurde sööma nagu. Aga ei, muidu on väga armas nagu. Tore. No meeldib see, et ma tean, mis ma söön nagu. Tahtsin rääkida tegelikult ühest asjast. Nüüd aeg edasi. Siis ma hakkan nagu vaikselt aru saama. Lihtsalt räägivad, et osad nagu lõpetavad ära
treenimise asjad seal. See vasimise level. See on nagu kirjeldamatu. Selles nagu peab olema ise sellist aru saada mõiste. Et mina arvasin, et ma olen näinud nagu sügava prepi trenne, kus tõesti oledki nagu elab surnu ja teed oma trennid ära. Ja teed ära. Aga this is something else nagu. Nagu see tunne, nagu see oleks haige. Aga sa pead trenni tegema. Ma ei teagi, kas see on mingi keha siuke kaitsereaktsioon. Et sa teeksid ikkagi võimalikult vähe ja paneksid kogu energia lapse kasvatamisele. Ja mis värk sellega on. Aga nagu need trennid on nii vastu tahtmist. Nii läbiväsimise tehtud. Et mina, kes ma olen kõike kogenud oma trennidega, ei ole sellist asja kogenud. See ei ole mingi hala ega midagi, see ongi just tegelikult nagu põnev minu jaoks. Jälle proovile panek on ju. Alguses ei saa aru, ma ütlen, alles nüüd, täna on 19 nädal. Alles nüüd see on hakanud nagu minema tugevamaks ja see läheb iga nädalaga aina tugevamaks, et ma juba vaatan paar nädalat tagasi siin alas. Ei ole nagu see enam. Ja nüüd ta läheb nagu aina hullemaks. Täitsa pekkis, teed üks päev ühe väga raske trenni, järgmine päev täielik zombi. Muidu ma sain paugutada, nüüd ma sain iga päev trenne paugutada. Et mul ongi praegu teen 2 väga tugevat trenni ja ma puhkan 2 päeva. Jälle 2 tugevat trenni, 2 päeva puhkust. Sest et ühe päevaga mu keha ei taastu ära. See on nagu täiesti uus asi minu jaoks. Söön hästi, magan hästi, täna magasin 9 tundi. Töökoormus on ju väiksem, kõik nagu selles mõttes soosib. Aga jah, et see on siuke huvitav asi ja ma nagu mõnes mõttes mõistan neid pregosi, kes nagu lõpetavadki ära, sest et nemad ei ole ju võistlevad sportlased ka kunagi olnud on ju. Neil ei ole nii jõhker see tung siia trenni tulla kui võib-olla minusugusel. Aga jah, ma mõistan nüüd neid nagu, et ma lihtsalt olengi mental ja jään mentaliks igavesti ilmselt. Eks vaatab, mis siis saab, kui see laps on nagu siin maailmas juba. Praegu on lihtsalt see enesega võitlus on ja siis on ju, sa pead jätma selle lapse ja kuidagi. Et eks siis on uued challenge'id, aga ütlen, kui ma selle nüüd läbi surun, et ma teen lõpuni välja oma trennid, vot siis ma olen võitja. Sest et see ei ole võrdväärne mitte ühegi prepi raskusega, ühegi dieedi raskusega. Null. Kõhulihastega on vaata see mingi teema, et asjad enam ei tohi või mina ei tea. Ma alguses nagu olin ka suht ettevaatlik sellega, et ma olen vaatanud arvamusel, et kui ma nagu treenin, et siis mul tegelikult see core ja kõhulihased töötavad nagunii on ju. Et ma nagu pole kunagi liiga palju kõhulihaseid teinud, kunagi kui alustasin, siis nagu tegin iga trenni lõppu. Ma lõpetasin ära ja siis nagu enam ei olnudki vaja. Äpsid on olemas ja nüüd nagu ma olen hakanud uuesti mõtlema, et mida teha on ju, et päris neid crunche ja neid ei tee on ju. Aga siuke asi nagu ball of press või mis ta seda, mis nüüd teen on ju. Tõmbad selle endast eemale veits
ja sa pead käsi endast edasi viima ja siis see raskus, mis siit rakendub, sa pead ennast selle kerega nagu paigal hoidma. Ja mulle tundub see suht safe nagu. Et ma tunnen ennast hästi, kui ma seda teen. Et vaata, kui seda core'i ikkagi nagu treenida praegu, et see pärast see taastumine oleks nagu kergem mul. Tahaks ikkagi oma äpsid suht ruttu tagasi saada. Liiga palju täna ei tee, sest et ma pole ammu seda teinud ja ei taha nagu liiga ka teha. Teistpidi ka tuleb sellest kogemale. Ma arvan, et see on tänaseks piisav. 2 silikat tegin. Mis tunne ammu on, eks siis saab järgmine trenn jälle teha. Et vaikselt nagu adapteerima pole vaja kohe hullu panna.